lahendan logaritmvõrrandit või õpetan, kuidas lahendada logaritmvõrrandit kasutades logaritmi definitsiooni. Ehk siis logaritmi definitsioon on meil niimoodi, et kui meil on alus on A ja siis siin logaritmitav on n, siis see võrdub B. Ja kui n võrdub siin siis A astmes B. Ehk siis see on see tavaline logaritmi definitsioon, vahel siin kasutatakse C-d on ju, aga põhimõtteliselt see on see, mis see logaritm üldsegi on. Ehk siis ütleme, et kui meil on logaritmi või logaritmvõrrand, näiteks ma toon siin ühe näite, siis mis me saame teha on see, et me näeme, et siin on erinevad arvud, me saame põhimõtteliselt proovida sellest logaritmist siin lahti saada ja siis me saame lahendada asja nagu ruutvõrrandit. Oluline on see, et tegemist on logaritmvõrrandiga ja logaritmvõrrandites on väga oluline, et on kohustuslik kontroll. Nüüd, kui ma ütlesin, et seda kasutame siis logaritmi definitsiooni, siis kuidas see siin välja näeb? Meil on siin alus A ja siis siin meil on see B, mis on see logaritm ise ja siis meil on logaritmitav. Ja kui me nüüd vaatame, siis siin see, ma teen võib-olla teise värviga. Ma teen veel teise värviga. Kui me vaatame, siis siin C3 on justkui see. Ja siis meil on terve see osa, mis on see n siin. Ja siis meil on see 2, mis on B, ehk siis logaritm ise. Ja nüüd põhimõtteliselt me saame sellest sümbolist siin lahti kasutades definitsiooni, ehk siis nii see n ise, ehk siis see 2x ruudus miinus 23 meie näites, peab võrduma selle A-ga, ehk siis logaritmi selle alusega, mis meie näites on 3, siis kui ta on astmes B, kui alus on astmes B ja aste B meil on siin 2. Ehk siis me saame põhimõtteliselt lahti logaritmi sellest sümbolist siin, me ei pea rohkem selle pärast muretsema ja nüüd, mis me peame tegema, on lahendama lihtsalt täiesti tavalist ruutvõrrandit. See on meil täiesti tavaline ruutvõrrand, ainus asi, mis meil on oluline, et me pärast peame kontrolli tegema. Ja ma räägin ka, kuidas seda kontrolli teha, kui me oleme selle ära lahendanud. Nii, kuidas mina teeksin, on see, et viime kõik ühele poole, meil on siin 2x, siis miinus 23 ja siis kui meil on 3 astmes 2, on 9. Mis me siit edasi teeme, on see, et me lahutame mõlemalt poolelt 9 või siis Eestis öeldakse väga sageli, et viime 9 teise märgiga teisele poole, aga põhimõtteliselt me ikkagi lahutame mõlemalt poolelt 9. Nii, mis me nüüd teeme? Nüüd me saame 2x ruudus miinus 31, ei ikka 32 on ju, sest see on 23, 32. Tegelikult ma võin siis selle 32 teisele poole, siis mul on natuke hõlpsam jällegi arvutada. 32, jagan mõlemad pooled 2, saan, et x ruut võrdub 16. Ja nüüd mul on põhimõtteliselt 2 lahendit, sest x võib võrduda 4 või x võib võrduda miinus 4. Ehk siis x võrdub pluss miinus 4. Sellepärast, et kui mul oleks 4 ruudus, ma saan 16 ja kui mul on miinus 4 ruudus, siis ma saan ka 16. Ehk siis need on nüüd võimalikud lahendid. Ja nüüd me jõuame sellesse kohta, kus meil on see kohustuslik kontroll. Et me enne mainisime, et peab tegema kohustusliku kontrolli. Ehk siis nüüd teeme kontrolli. Kuidas ma teen kontrolli, on see, et ma vaatan, mis meil see algne võrrand oli. Ja siis ma vaatan, et kui ma paneksin selle saadud lahendi nüüd asemele, ehk siis kui ma panen siia 4 või miinus 4 asemele, siis ma vaatan, kas kõik endiselt toimib. Ehk siis oluline, mis meil on see, et kui me teame logaritmi kohta, me teame, et alus peab olema suurem 0 ja alus ei tohi olla 1 ja me teame, et siis logaritmitav peab olema suurem 0. Ehk siis kui need kaks nõuet on täidetud, siis meil on hästi. Nii, vaatame siis, kui me paneme nüüd siia asemele 4, kas kõik on endiselt klapib.
ehk siis kui meil on 2 korrutada 4 ruudus miinus 23. 2 korrutada 4, nii 4, see meil on 16, ehk siis meil tuleb 2 korrutada 16 miinus 23, meil tuleb 32 miinus 23. Ja see on suurem kui 0, meil oli see omadus, et see nõue, et see peab olema suurem kui 0, see on suurem kui 0. Ja nüüd, kui me paneme siia asemele hoopis -4, ehk siis 2 korrutada -4 ruudus miinus 23, kas me saame jätkuvalt positiivse tulemuse ja saame küll, on just meil -4 ruudus on 16 ja samuti tuleb 23 või 32 miinus 23 tuleb suurem kui 0. mis on hea meie jaoks, see tähendab, et me saame lahendi ja kui me kirjutame nüüd vastust, siis me kirjutame vastus, siis me saame kirjutada, et x on +/- 4 või siis kui sa tahad, siis saab kirjutada samamoodi x1 on 4, x2 on siis -4. See on see, kuidas kasutada logaritmi definitsiooni selleks, et leida lahend logaritm võrrandile. Kanali Patreoni toetajad saavad arvamust avaldada selles osas, mis videoid peaks järgmisena tegema ning samuti saavad näha kõiki minu videoid sellest hetkest, kui nad valmis saavad ning ei pea ootama, et need YouTube'i üles laetakse.